videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi siin, kus me oleme ja sa vaata vaid stuudios on Andres Raid, välja uuriv ajakirjanik ja iga asi, mis tema välja uurib, põhjustab teatavat furoori teatavates kabinettides ja siis otsustatakse, seda pole olnud ja šluss, nagu kes kurat see ütles, šluss, keegi ütles kaput, keegi ütles šluss, igal juhul welcome Andres Raid ja mis siis meie ilmamaal niimoodi oleks peaaegu küsinud head ka on. Ükski uudis ei saa olla hea. Ei, aga muide see on juba umbes 15 aastat või isegi natukene rohkem võib-olla selline tendents negatiivse uudise poole, sellepärast, et see klikkab rohkem, sellele pööratakse rohkem tähelepanu, see toob rohkem raha ja seoses sellega loomulikult, no keda huvitab, kui kuskil Kükametsas läks midagi hästi, et väikestes kohtades tõepoolest eriti, no mis seal Kirmusitamal läks midagi hästi, tont temaga, aga vaata meie minister valimiste eel käis, laiskis endast kohe laudas pilti teha, vaat see on hea uudis. Ja pildi pealt ja all on mõistatus, et mõista, leia siit minister lehmade vahelt näiteks, jah. Aga olgu, ei midagi isiklikku siin ei tahtnud öelda. Ma olen mõningad pealkirjad taas kokku kogunud, mis jällegi me ei aruta siin niivõrd selle sisu üle, kuivõrd selle üle, kuidas inimestel mõte töötab, kuidas see formeerub ja kuidas see lõppude lõpuks avalikkuse ette jõuab, kas kirjutatuna või siis suuliselt ettekantuna. Kotlet, haksnitsel, pitki, variante on palju, aga üks ja seesama hakkliha tegelikult. Muide, tead, millega ei ole Ukrainast tulnud põgenikud siiamaani selle paari aasta jooksul ära harjunud? Mis sa arvad, mis asi see on? Millega nad ei ole ära harjunud? Ei kujuta ette, võib-olla, et ma ei tea, siin on... Kuidas? Liha. Jah, sellepärast, et sealmaal kasutatakse ainult emiseid söömiseks. Neid süüakse ainult emiseid. Meil on läheb kult ka kõik. Ja teine lugu on see, et seal ei ole veel see kultus sinnamaani jõudnud, et sead 2 kuuga omandavad sellise nominaalkaalu või tapakaalu ja lähevad siis kibekiirelt. Ühesõnaga ma tahtsin öelda seda, et nad ei ole täis süstitud ja täis söödetud kõik võimalikke aineid, mis neid 2 kuuga suuresti paisuma paneb. Ja seal on see veel normaalne ja seal kui, vaata kas või siin, kui kuskil harukordsel juhul saad mõnda liha, mis on, loom on kodus kasvatatud, näiteks siga, siis seda praetakse, tal on hoopis teistsugune lõhn, tal tuleb praelõhn. Oi ja isegi kodus kasvatatud tomatil on teine lõhn ja maitse tillil ei ole see Hiina... Aga just nimelt liha ja see praegu hakkliha praed, sealt tuleb kõike muud kui liha lõhn ju. Tead, nagu suitsetamise jätsin ma maha ka hakkliha praadimise. Võt, ja sellega nad ei ole siiamaani ära harjunud, ütlesid, et kole halb, et see liha on tõesti väga halb. Aga meie sööme siin suurepäraselt ja üks kokk ütles ka kuskil välja, kogemata juhtusin kas lugema või kuulma, ei mäletagi. Aga ta ütles, et kõik algab toorainest ja tal on tuline õigus. Sa võid ükskõik kui hea kotleti teha, aga kui sul see algmaterjal ehk see liha on selline, mis lõhnab antibiootikumide ja mingi kivisöe järgi, siis see kotlet, mis sellest tuleb, sa võid ta maitse viia igasuguste maitseainetega ükskõik kuhu kohta. Ja maitseaine, on maitseaine, maitse ja ongi dominantide dominant. Aga olgu peale. Muide, eile saadeti mulle üks reklaamikene, see oli vegan suitsulõhe.
millel oli kalaga ühist vaid nii palju, et see oli, ma ei tea, Läti või Leedu või mis päritolu, et viimane rida, millest ta koosneb, seal oli kõik lõhna ja maitseained ja tugevdajad ja alandajad ja mis kurat veel. Ja viimane rida ütles, et toode on valmistatud samas tehases, kus tehakse kalatooteid ja krabipulkasid. Nii et, no tead, ma ei saa enam aru, kas see on väga peen iroonia või that's life. Nii ongi, aga nii. Hakkame pihta pealkirjad. Eesti haridusministrid märgivad reedeses ühisavalduses, et eestikeelse tehisaru arendamine peaks olema kõigi inimeste ühine missioon. Kõigi Eesti inimeste ühine missioon on eestikeelse tehisaru arendamine. Esiteks, arendada ei ole võimalik ei midagi ega kedagi ega kuskil. Arenguks on võimalik luua ainult tingimused. Nad ei tea, mida tähendab areng. See on kvantitatiivsete muutuste jada kvalitatiivse. No mõneti evolutsioon. No just nimelt. Aga eestikeelne tehisaru ja kõik see tähendab kõigi Eesti inimeste ühine missioon. Ja kõik haridusministrid võtsid selle vastu, jah? Ja. Väga kollektiivne värk. See räägib üht-teist meie haridusministrite kohta. No Kristina Kallas särab siin kohe eraldi. Haridusministrite tähistaevas säravaim täht. Nii, samal, vahepeal oli ju emakeelepäev oli ka siin alles hiljaaegu. Ja nüüd on niimoodi, Feministeeriumi aktivistist keeleteadlase Aet Kuusiku sõnul uuskeelega luuakse muutuseid ja kujundatakse maailma. Uuskeel on tuttav termin teosest 1984. Ei, aga kui ta isegi T ja I mitmusel vahet ei tee, muutusi peaks olema. No võiks olla. Aga keeleteadlane räägib sellist juttu, siis tekib paratamatult küsimusi. Äkki talle sellele isikule on see nimetus või tiitel külge antud ennatlikult, liiga põgusalt on tutvutud inimesega või tema saavutustega või midagi. Uskumatu, aga nüüd Vilja küsib ka. Nüüd on midagi põhja panevat, pane tähele. Ja ma ei ole kuulnud, et ükski organ oleks tundnud selle asja vastu huvi. Vilja küsib ja Lauri Läänemets, kes oli siseminister, ma ei tea, kas ta praegu on ka või ei ole vist, või no ära küsi, selge. Lauri Läänemets ütleb niimoodi, ei saa olla kindel, et Michal tegutseb Eesti huvides. See tähendab, et kahtluse alla on pandud see, mis riigi huvides tegutseb meil peaminister. Ja seda ütleb meil siseminister. See on nii tõsine süüdistus minu meelest, et see... Kas ta ei oleks võinud küsida kaitsepolitsei seisukohta või mõnda vihjet antud teemal või kas tal üldse on riigisaladuse luba või midagi niisugust? Vaata, see oli küll nüüd, ma lugesin ja ma mõtlesin, et kas keegi on kuskil eksinud äkki või midagi. Ei, tuleb välja, et nii oligi. Ja Läänemets ütleb, see on sisuliselt on see otsene süüdistus riigivastases tegevuses. Sisuliselt, jah. No nii ongi. Kontekstiliselt püüda mõista, siis ainult nii ongi. Nii, lähme edasi. Peaprokuröri kohusetäitja Taavi Pern ütleb niimoodi. Kelle huvides levib müüt lekitavast jälitusühiskonnast? Kas on see ikkagi müüt või? Hiljaaegu puutusin kokku ühe kaasusega, kus ühte inimest uuriti üle 10 aasta. Lõppude lõpuks tuli välja, et ikka midagi uurida ei olegi, sellepärast, et kui sul firma tegevus on seiskunud ja kasum on 0 ja selle kohta ütleb ametkond, et tulumaksu pead sealt maksma mingisugune 200 000, siis tekivad küsimused nulliga tehingud. No hea küll. Ja hakati kõike seda uurima ja ühtlasi uuriti ka abikaasa ja perekonnaliikmete arved ja need lekitati küll ajakirjandusele ka ja
kusjuures need perekonnaliikmed, neid ei ole üle kuulatud ega neid ei ole kuskil keegi süüdistanud, loomulikult ei ole. Aga kõik need andmed, see on üks ainukene kaasus, aga neid on väga palju. Ja nimetada seda müüdiks, et need andmed levivad. No müüt iseenesest tähendab üldse midagi muud. Tähendamissõnaline selline läbi aegade alles jäänud, aga mul on siin mõningaid mõtteid, sest vaata, lekitati ju sedagi, et sina oled Moskva agent ja mina olen Moskva agent ja käis sihuke, no seda ei saa nimetada 9. laineks, see vast esimene laine oli, aga arengud on ju põhimõtteliselt samad. Lihtsalt määratakse süüdlane. Kuskilt leitakse mingisugune tohman, kes hakkab suvalist kelbast ajama. No ega siis neil on see õigus olemas. Tegemist on eraväljaandega, erameediaga, nad võivad teha, mida nad tahavad. Kulla inimene, nad ju kutsuvad üles lintšima. Las kutsuvad, no ja mis siis? Las kutsuvad. No jah, erakaklus, ega sinna ei tohi sekkuda. Ja mis kui koer su peale haugub, mis sa siis lasku teljakäpukil hakkad vastu haukuma või? Suuri laevu saadab alati kajakate kisa. Koeral on alati sõnaõigus. Ja muidugi. Nii, aga lähme edasi. Euroopa Liidu esindaja Kaja Kallase sõnul kavatseb Venemaa peale Ukraina sõja lõppu jätkata Euroopa Liidu vastase hübriidsõjaga, mille tõrjumiseks tuleb liiduvabariikidel teha valusaid otsuseid. Liiduvabariigid. Just nimelt see sõna, liiduvabariigid. Ei olegi sellest ju kuigi ammu tagasi, kui räägiti. Liiduvabariigid on ühiselt otsustanud piimatoodangud, igasugused muud toodangud. Täidavad austavaid kohustusi. Sotsialistliku võistluse võitja ja rändpunalipud, liiduvabariigi kompartei esimees ja nii edasi. Liiduvabariikidel, nüüd on see ära tulnud. Liiduvabariigid. Ja tuleb tõdeda, et ei suuda nad midagi uut välja mõelda. Ei suudagi, muide maailmasõjad ju, Venemaa hübriidsõda ja kõik. Seoses kapitalismi tulekuga või sellise formatsiooniga, saab hakata rääkima maailmasõdadest. No näiteks pikad sõjad enne seda, võta või 100-aastane sõda Inglismaa, Prantsusmaa. Aga ega need ei olnud ju maailmasõjad, need olid dünastiate vahelised sõjad, omavahel jagelditi, siis üks oli peal ja teine oli all ja kolmas võeti ju veel juurde. Ja maailmasõjadest kui sellisest saab hakata ikkagi põhimõtteliselt rääkima ainult, ütleme 16. sajandist. Ja 17. siis ütleme esimeseks võib pidada Hollandi ja Habsburgide vahelist sõda. Tuletame meelde, et Habsburgid tol ajal, neil oli isegi valdused ju Lõuna-Ameerikas. Ja siis juba hakkas kapitalism peale ajama ja kapitalismi tingimustes võideldakse igal juhul hegemoonia eest maailma maastaabis. Ja see oli esimene. Hollandi raha, ega see ei tähenda, et Hollandi riik ise, Hollandi raha eest käis see sõda. Holland oli tol ajal üks merede, peaaegu et numero 1, koos Inglismaaga, Briti impeeriumiga seda tiitlit omavahel kuidagi moodi jagati, üks oli kõvem kui teine ja jälle teine vastupidi, nii et Hollandi rahadega. Ja need olid siis, võib jagada erinevateks Švaabi ja Tšehhi seal nendes samade sõdade raames. Ja need konfliktid, need olid esimesed maailmasõjad. Ja siis sealt edasi võtame 30-aastane, Napoleoni käigud ja kõik ja edasi. Ja kogu aeg, alles siis saab hakata maailmasõdast rääkima sisuliselt. Ega nüüd laseme natuke ajaloolisel perspektiivil veel edasi minna. Ja kas varsti ei hakata rääkima mitte esimene ja teine maailmasõda, kas nad olidki nii väga erinevad, sellepärast et see paus nende vahel oli üsna üürike ja käis ju tegelikult sõjategevus. Tuletan meelde ka ametlikult nende kahe sõja vahel, 39, tuletan meelde, Hiinas käis ju jaapanlased, Tanangid, kõik need igasugused ja need veresaunad, need olid kõik enne, see käis kogu aeg edasi.
aga lihtsalt et liigutasid ja siis võttis aega ja siis kuulutati välja ja keegi leppis kuskil kellegiga kokku, et see maailmasõda on ju kogu aeg edasi käinud. Ja see on ja paratamatult toimub see ainult, tähendab sisuliselt on tegemist võimuga mingite ressursside üle ja selle peale ja selle üle kogu vaidlus, kui väga verine tõsi küll, käibki. Aga ma ei tea, miks sellest siin ei taheta kuidagi moodi aru saada. Ja siis räägitakse mingisugustest tunnetest, patriotismidest ja igasugustest muudest niisugustest sümpaatiatest ja antipaatiatest, millel ei ole nende sõdadega absoluutselt mitte mingisugust pistmist. Need sõjad on need kõige küünilisemad ja jubedamad asjad üleüldse. Materdatakse ja tapetakse ohjeldamatult inimesi ja oled sa pannud tähele, kui nüüd räägitakse mingisugusest rahust. Muide, Ühendriigid hiljaaegu hussiitide vastu korraldasid rünnaku, mille käigus löödi terve hunnik inimesi jälle mättasse, aga need ei ole need inimesed seal Jeemenis näiteks. Need ei ole nii olulised inimesed, kes neid nii väga on ikkagi lugenud ja mis nende maailmasõdadega veel, ega meil keegi ei vaata ju, et meil on saksad ja siis kalmused ja igasugused muud tarod, ma ei tea, kas midagi arukat nende poolt siiamaani tulnud ei ole, aga võib-olla hakkab kunagi tulema, lihtsalt praegu on katsetused esialgu. Vaata täpselt samamoodi, mis juhtus selle teise maailmasõja raames veel? Räägitakse, Saksamaa sai lüüa, kapitulatsiooni akt kirjutati alla, Keitel kirjutas tõepoolest, nii see oli. Natuke aega hiljem sekkus Nõukogude Liit ka Kaug-Idas, Jaapan löödi mättasse, suurel laeva peal kirjutati alla tähtsad dokumendid, alla andmine kõik ja nii edasi, kõik see toimus. Aga toimus veel üks asi. Ühendriigid lõid uppi. Siin olid nende ühine huvi Nõukogude Liiduga tol ajal. Muide, löödi uppi Briti impeerium, mis sai lõpliku obaduse 1956, kus Suessi kanal rajati. Merede valitseja langes kolinal kokku. Aga Inglismaa ei ole siiamaani selle kaotusega leppinud. Ja kui nüüd praegu räägitakse näiteks Kanada, Trumpi ambitsioonidest teha Kanadast Ühendriikide järjekordne osariik, siis mõelge natukene ka selle peale, kelle jurisdiktsioonis praegu on Kanada. Ta on Briti krooni alam. Ja siin on jällegi omad mingid, vaadake natuke teistmoodi teinekord kunagi, võib loomulikult lähtuda ka meie massiteabevahendite poolt pakutavast, aga soovitus on siiski natukene vähema kuidagi ütleme emotsionaalse kaasa minemisega. Tõuseme nende sündmuste kohale ja vaatame kuidagi moodi sedasi. Üritame vaadata, kuidas tekitati tingimused, et sünniks antud sündmus ja millele see sündmus omakorda hakkas looma tingimusi. Aga meil on siitmaalt edasi meie minevikku enam ei mõtle, seda pole olnud. Võtame... Seda pole olnud näiteks, mida ütleksid praegu meie kõik need samased juba eelpool nimetatud ja väga paljud ka teised poliitikud, kes rääkisid, Ukraina tulevik on ainult NATO-s praegu teatab NATO peasekretär Rutte otse, mitte kuidagi ümber nurga või nii või naa. Ütleb otse, Ukraina astumist ei ole ette näha. See on eesti keeli, et nothing personal. Jah, ei midagi isiklikku, aga ei astud. Meil räägiti sellest, kui juba toimunud asjast. Meil räägitakse üldse, meil ei ole niisugune leegion 10 Equestris, nagu oli Roomal, kõige kuulsam leegion, mis lükati alati välja, kui mingisugune jama majas oli ja see tegi tavaliselt puhta tööd. Kõige kuulsam väeosa üleüldse. Meil ei ole midagi taolist. Meil on niisugused, Meil külvatakse segadust, keegi ei saa aru, kas me tahame rahu või sõda, aga aru saada on, et me tahame raha pööritada,
aga sedagi teatud ringkonnas, et jumala eest kuhugi välja ei tilgu. Muide, Andres, vaata, kui ma rääkisin siin, et sündmus tekitatakse niimoodi naamoodi ja siit edasi juhtub niimoodi naamoodi, aga sündmus on omaette murdepunkt. Kas sa mäletad, kes nii-öelda natside ladvikust said USA-s pärast sõda kõrgetele kohtadele ka ÜRO-s ja mujal. Ja nüüd, kas mitte see ei põhjustanud, kuidas seda nüüd nimetada, ristisõda kommude vastu. Et natsid on omal ladvikus, järelikult fass, seal on kommunistid, need on pahad. FBI tekkis kuidas? Mina küll ei mäleta. Ai, võta siis, kuidas Mossad tekkis. Kes Mossadi lõid? Rahva hulgad tulid kokku ja hakkasid tegema. Ma ei mõtle seda kindlust, seda ajaloolist kindlust Mossadi muidugi, mille järgi Iisrael eriteenistus. Muide maailma üks efektiivsemaid, vaieldamatult, siin ei ole üldse mingisugust ära alahinda Iraani. Ei alahinda. Need on... Ei alahinda sugugi. Aga muide sellega seoses tuleb veel meie ajakirjandusest, kui juttu oli. Huvitav, kuidas oli, kui Trump saatis nüüd tõepoolest Venemaa presidendile Putinile saatis teate, et paluks säästa neid inimelusid, mis on jäänud piiramisrõngasse Kurskis, sellepärast, et nad on väga halvas olukorras, vulnerable, väga haavatavas seisus ja paluks neid säästa, et hirmsast veresaunast. Meil reageeriti sellele, tõlgiti, see tead, kuidas moodi, et sõjavange palus mitte tappa. Võib-olla seda ka. Ei olnud seda ka. Ei olnud. Sõjavangidest juttu ei olnud. Tähendab, miks tõlgitakse kuidagi moodi niimoodi ja siis lisatakse sinna veel omalt poolt midagi juurde, mida originaaltekstis ei ole. Sõltumata sellest, kuidas me sellesse suhtume, hästi, halvasti, usume, ei usu, kui sul on originaaltekst ees, mida inimene ütles, siis võiks ju lähtuda sellest. Aga ei tule välja. Okei, olgu pealegi. Nii, kliimaministrist üht-teist. Kliimaminister võib-olla on viimaseid päevi oma posti otsas, aga mine tea. Siis läheb ka kliima. Muide, kas sa tead niisugust asja, kliimaminister vastutab, tähendab, kui on mingi taristuminister näiteks, või on majandusminister, või on siseminister, või on justiitsminister, siis tavaliselt on seal kohe ametijuhendis, ta vastutab näiteks justiitsminister, õigusloome ja siis igasuguste muude asjade eest, mis on selle valdkonnaga seotud või siis otseselt selle valdkonna põhitemaatika ja siis ka sellega seonduvad valdkonnad. Nii, ta vastutab selle eest ja muudab ja keerab ja rõhub ja litsub ja nii edasi. Nüüd, kui meil on kliimaminister, kas siis meil on kliimaminister ka, kes vastutab kliima eest või? Et kliima ei kaoks ära või kuidas moodi? Aga võib-olla ta teenib oma juuresolekuga. Ma räägin nimetusest. Kui on kliimaminister. Ta vastutab kliima eest, kliimas toimuva eest. Konkureerib seega jumalaga. Või on kõvem veel? Võib-olla on kõvem. Et see on kodule ülesanne, aga olgu pealegi. Ta tühistab regioonijuhtide konkursi Haapsalu raudtee rahastusotsuse ja pakendamata toidumääruse muutmise eelnõu. Täna ei ole kindlasti see, et kus lisada toiduvaldkonda bürokraatia või palgata uusi inimesi. Ja ka ühistransporti puudutavad otsused tuleks piiratud ressursside tingimustes teha nii, et neist saaks kasu võimalikult paljud inimesed. Näed,
Nad on loonud tingimused selleks. Kui Haapsalu raudteed ei tule, siis sellest saavad kasu võimalikult paljud inimesed. Nii või? Prosit. Kui raudtee on, siis see teeb kahju järelikult. No loomulikult makse tuleb ju tõsta ja rängalt ja piletihinnad ja siis tuleb sundida inimesed sõitma, võttes ära kõik muud. No võib-olla teha üks krooniline aastate pikkune teeremont, et mitte millegagi ei pääse enam Haapsalust välja peale selle kuradi susla. Olgu peale. Eestis on avalikke, uus teema, Eestis on avalikke varjumispaiku 16% elanikele, paljudes linnades alevikes pole midagi. Mida ütleb sulle see 16%? Sulle ütleb midagi see, kas sul on kuskile varjuda või ei ole. Ja punkt. See, kas kuskil on rohkem, kuskil on vähem või näiteks Tartus või Otepääl on või see inimest ei huvita. Aga see on üks näitaja selle kohta, kus tuuakse välja mingisugune keskmine ja selle keskmisega ei ole tegelikult mitte midagi peale hakata. Tõsi, matemaatiline termin on olemas ja selle vastu ei saa, loomulikult on olemas, aga sellega ei ole teha peale hakata keskmisega mitte midagi. See on number opereerimiseks kellelegi, üks ütleb, et sellest on vähe, teine ütleb, et see on piisav, kolmas ütleb, et see on üle arugi ja nii edasi. Inimesed saavad numbrid, näiteks Andres Rait saab endale numbri 15,9999123. See on sinu protsendi number, mis võib-olla et tagab, et sa pääsed siis ka sinna urgu. Aga kui seda urgu ei ole, siis see protsent minust pääseb sinna sellesse mõtteline osa. Selge. Müügil korter, vaatega kõikidele mugavustele. Ja muidu, olgu, aga loen sulle ette. Vaat see on ilus. Rohetiiger kavandab 90 000 euroga eestlaste unistuste kogumist. Kes? Rohetiiger. Ole näinud. Ei, mina ka ei ole. Ettevõtete koostööplatvorm SA sihtasutus Rohetiiger plaanib tänavu Teeme ära talgupäeval korraldada kohe ütlen sulle. No rahune, jah. Unistamistalgud, millega kogutud unistusi on plaanis kasutada nii kultuuriinimeste loomingus kui ka kohalike elanike kaasamiseks piirkonna tuleviku kujundamisel. Projekti kogu maksumuseks kujuneb 90 000 eurot. Loodav unistamise formaat sätestab, et unistused on positiivsed, vaatavad aastasse 2050 ja kannavad mõtet, et inimene on osa loodusest, väärtustavad tõstjavad esile elurikkuse olulisust ja kõik kogutud unistused jäävad e-keskkonnas alles kõigile lugemiseks. Ma kujutan ette, kuidas suur platsitäis rahvast unistab. 90 000 eest. Ja siis pannakse see kirja. Aga kes selle 90 000 saab, mind huvitab? See on see SA Rohetiiger vist. Tead, ja siis lõpuks võidab see unistus, et aastal 2050 ma unistan, et oleks veel keegi, kes selle sita siin kokku riisub. Vabandust. Ja, nii. Kliimaministeeriumi töömailt. Kliimaministeerium uurib taastuvenergia vesisalvesti mõju elektri hinnale. Meil ei ole selle salvesti projekti. Meil ei ole seda salvestit ennast. Meil ei ole selle salvesti spetsialiste. Meil ei ole isegi elektri hinna spetsialiste. Meil ei ole ühtegi neist asjadest lähteandmeid, mitte mingisuguseid, aga Kliimaministeerium uurib. Money talks, bullshit walks. Nii. Muide, vahepeal tuli teade selle kohta, et Saakašvili sai oma kohtus otsuse kätte. Mäletad meie suur sõber, Saakašvili? No. Saakašvili... Ukraina president või? Ei, ta ei olnud, ta oli Ukraina nõunik, presidendi nõunik. Siis oli ta Odessa mitte osariigi, Odessa, ma tahtsin öelda kubermangu, ei, Odessa oblasti, Odessa kuberner.
ja siis ta jõudis olla seal mitmel pool ja euroasjade, Ukraina euroasjade ja siis ta lisaks kõigil oli ta Gruusia president. Ja 2008 aastal andis korraldus, et Tšinvaal puruks lasta, aga olgu pealegi. Nüüd ta sai oma 9 aastat kinni ja pintsakute afääri tõttu Gruusias nimetati seda pintsakute afääriks, sellepärast, et ta hirmsalt palju raha kulutas, riigi raha oma miljoneid maksnud pintsakute peale ja igasuguste muude asjade peale, mida ta enda tarviks kokku ostnud, see on kõik tunnistatud nüüd ja ta sai oma kohtuotsuse kätte ja muide kõik parlamendi liikmed, kes seal olid, üksmeelselt olid selle kohtuotsusega, nad ei kiitud seda heaks ega midagi, kohtuotsus oli teiste, aga kui see seal ette loeti, siis kõik plaksutasid ja kõik olid sellega rahul. 9 aastat pintsaku vennale. Nii, võt nii. Olgu peale. Uus sari Euroopa hääl, kuula nüüd. Aitäh, Elon. Nüüd me teame, kes on kes. Poola opositsioon mängib kokku Trumpiga. Aga võib-olla see Poola opositsioon otsustab ise, kellega ta kokku mängib või ütleb meie see uus sari Euroopa hääl, ütleb, kuulge, Elon, lõpeta ära. Ei ole vaja sul seal midagi või nii või kuidagi moodi. Oi, tead, asi läheb järjest segasema. Nii, ja USA kõigutab Euroopa julgeoleku alustalasid. Kaasa koogutajad seavad ohtu Poola turvalisuse. Ameerika Ühendriigid on Poolale kõige suurem partner. Poolast on saanud tänu Ameerika Ühendriikidele Euroopa praegu võib olla kõige kõvem armee, kõige suurem sõjaline jõud. No sellest on natuke nagu räägitud. Mida ta kõigu, tähendab uskumatu, aga olgu pealegi. Nii, nüüd meie lemmik. 5 aastat Covidit. Karmen Joller ütleb niimoodi. Karmen Joller teadupärast. Seda, mis asi on Joller? Jah, ära hakka palun seletama. Põhja-Eesti murdes. Ja. Eesti riik ei olnud üldse pandeemiaks valmis. Ka maski kandmist võinuks varem soovitada. Tähendab, ei ole mingit haigust, mitte midagi, tuleb Karmen Joller, ütleb nüüd hakake maske kandma. Nii. Hakake harjutama. Hakake harjutama. Milleks harjutama? Raske õppustel kerge lahingus. Aga ta siis teadis, et tuleb see pandeemia või? Võib-olla ta unistas sellest. Aga võib-olla ta unistas, selge. Postimees annab teada 5 aastat eriolukorrast. Ja nüüd jutt on sellest samast pandeemiast, mis oli pool maailma lukku pannud. Enne poolt maailma ei olnud, aga olgu, meil oli ka. See on hirm surma ja urbanismi ees. Kas sind vaevas hirm surma ja urbanismi ees? Ma olen hirmu tundmiseks juba vast liiga vana. Võib-olla sa oled tundetud tümikas. Võtan igaks juhuks omaks, võib-olla mõnda see rahustab. Jah, lähme edasi. Hendrik Terras ütleb. Hendrik Terras on meil suure kogemusega poliitik, kelle kohta ta oli selles poissmeeste saates ja siis meie selle seltskonna staariga püüdis abielluda või mingit suhet luua või kuidagi niimoodi. Ja siis see naisvägilane süüdistas teda, et ainult 2 korda kuus jaksab. No, võib-olla on muidu võimekam inimene. Ja tema teatab niimoodi, põhiseaduse kiirkorras muutmine eeldab igasuguste koalitsiooni ja opositsiooni piiride ületamist. Kas sa saad aru, mida inimene ütleb või? Igasuguste piiride ületamist tähendab. No see tähendab, et keegi saab endale, no ütleme niimoodi nagu Adolf Hitler Saksamaal omal ajal, põhiseaduse ülesed volitused. Ta muutub vastutavaks suunanäitajaks ehk diktaatoriks või mitte türanniks või kui eestlane või muul viisil antud juhul meil. Kuule, üks asi hakkas mulle veel silma. Kohvrisöökla, säästukas. 1 broilerist saab 5-liikmeline pere nädal aega söönuks. Vaata ka, kuidas kana lahti lõigata. 1 broilerist, see tähendab, see on paar kilo võib-olla. No ma ei tea, kas ta kohti annab. No ma ei tea. 2 kilost lihast saab söönuks 5-liikmeline pere nädal aega. Kas sa usud seda?
Nõukogude armee sõduri lihanorm ööpäevas oli 250 grammi, no hea küll. No, tead, kas sul seda kirvesuppi lugu on meeles või? jah. Aga folkloori peab teadma. Nii, olgu. Sotsid, ma loen ette lihtsalt pealkirjad, ega me ei leiuta siin midagi. Ma kasutan paberit sellepärast, et kõik oleks autentne. Ja paber näeb välja usutav. Sotsid kaotasid ministrikohad. Kes läheb Riigikogusse, kes kaob pildilt. Svet teatab niimoodi. Keskendun hoopis Võhandu maratonile. No väga õige. Ta oleks võinud Võhandu maratonile keskenduda aastaid tagasi. Ja meil ei oleks olnud sellist tegelast nagu Svet avalikul. Võib-olla oleks tubli sportlane, kes on juba 6 aastat järjest võitnud selle torne nimetatud Võhandu maratoni. Aga kui nüüd vaadata sinna kanti, kui palju ta lahkumishüvitisena või ma ei tea, millena saab, siis no selle peale võiks öelda, nii nagu klassikud ühes filmis soovitavad öelda, тоже хочу. Vaata, haridusministeerium on selline ametnik, haridus- ja teadusministeeriumi eestikeelsele haridusele ülemineku juht. Eestikeelsele haridusele ei saa üle minna. Aga tema juhib. Tema nimi on, tead mis asi? Ingar Dubolazov. Dubolazov. Pole paha. Ta võikski seal otsetõlkes tähendab tamme otsas ronija. Jah. Või tamme otsa ronija. Ja võt nüüd võib-olla ta peakski tegelema niisuguste asjadega, sellepärast, et ta ütleb 70% teise emakeele elanikest toetab eestikeelsele haridusele üleminekut 70%. Kust ta seda võtab? Teise emakeele. Tähendab, emakeel on üks. No oleks nagu loogiline. Kui ema on näiteks venelanna, isa on ameeriklane, siis lapse emakeel on muide vene keel. No emast on ta tulnud. On küll, ei saa, isast ei ole tulnud. Praegusel ajal juba mõned vist. Aga võib-olla tulevad ka. Nii, ja ta räägib eestikeelsele haridusele. Muide, dupp on... Jah, ei ole vaja. Mis ei ole vaja? Ma tahtsin öelda, et leitnant Dupp oli Šveigis väga tuntud tegelane, kes hiilgas oma suurepärase analüüsivõime, nutikuse, resoluutsuse. Resoluutsus tema puhul oli ja enesekindlus. No see on see sama peaaegu. Need enesekindlus, need olid kadestamisväärselt kõrgelt arenenud. Ja tema ütleb niimoodi, üleminek eestikeelsele haridusele ei ole pelgalt keele küsimus, vaid meie ühiskonna ühtsuse ja tuleviku tagamine. Tuleviku tagamine, mis asja? Kust võetakse sellised ametnikud täiesti arusaamatu? Aga olgu, kust nad võtavad oma arusaamise ühiskonnast, kui meil on totaalne jaga ja valitse, igaüks mingi parameetriga kuulub mingisse eraldi gruppi, mille püha kohus on teist gruppi mitte sallida. Meil on opositsioon ja koalitsioon, see on dingansih kuskil seal üleval valitsuses ja rahvas. No rahvas tuleb lüpsta ja praegusel ajal, nagu ma aru saan, tsirkust pakkuda. See kontsert, teine kontsert, kolmas kontsert, neljas, tingle-tangle. Jaa, tore lugu oli kosmikutel, viimane etapp. Esimene käik. Teine käik, kolmas kord, neljas kord, nii. Aga on olemas selline amet, seksuaaltervise koolitaja. Ta koolitab tervist, mitte inimesi, vaid ta eraldab selle tervise inimesest ja hakkab seda tervist koolitama. Saad aru? Pinkides istuvad tervised, koolipinkides. Sa ei saa aru, ma saan aru. Ja sa saad aru, et ma ei saa aru. Just, vaat niimoodi.
käime ajaga kaasas, ma ei saa ka aru, aga ma loen ette lihtsalt sellepärast, et vaene sina. jah, seksuaalsus ei võrdu ainult seksiga. See on midagi uut. Selle peale, et tahaks sellist, et teist ei tahaks. Et kui mees vaatab teile silma, siis võite arvestada sellega, et ta kõik muu on juba üle vaadanud. Või mis asja või? Ühesõnaga, lähme edasi. Igal juhul selline amet on olemas. Nii, ülevaade. Ega sul ei ole selle ameti töötajate või tegutsejate nimekirja? Ei ole. Kremli sõbraliku radikaali valimistelt kõrvaldamine pani rumeenlased märatsema. Kas sellepärast läksid märatsema, et oli sõber või valimistelt kõrvaldamine või et sõbralikult radikaalilt võeti valimisvõimalus või kandideerimisvõim märatsema. See on ikka jube lugu, kui hakkavad märatsema. Aga kui oleks see meie mingisugune meeldiv inimene olnud, siis me ei räägiks sellest. Siis oli rahva hulgad nõudsid õigustatult demokraatiat ja printsiipidest kinnipidamist ja nii edasi, nii edasi. Päris naljakas. Nii, Tallinna strateegiakeskus. No kui ma saan sõnast strateegia õigesti aru, jutt on sellest, et Tallinn tellib BBC-lt artikleid jätkusuutliku pealinna turundamiseks. BBC-lt artikleid. Lähemalt enam ei saa. Kõik on... BBC ei ole ajaleht ega ajakiri. BBC on väga lai British mõiste Broadcasting täna. Corporation on selle asjanduse nimi. Mis asi see on? Nagu olgu. Tallinna strateegiakeskuse Euroopa Liidu ja väliskoostöö osakonna juhataja sõnul jõudis pakkumine Tallinnani läbi globaalse linnade võrgustiku C40, mille liige Tallinn ise ei ole. Kuna meil tekkis rohelise pealinna taastal C40-ga päris hea koostöö, siis tegelikult see oli C40, kes BBC-le Tallinnat pakkus. BBC on siin intensiivselt tegutsenud vähemalt 35 aastat. Tean seda, kuna olen ise osalenud selles. C40 võrgustikku kuulub 96 linna üle maailma. Ta hõlmab paljusid erinevaid valdkondi, innovatsioon, digitaliseerimine, linnaruum, liikuvus. Kõik aitavad olla rohelisem ja süsinikkuneutraalsem. Süsinikneutraalsem. Termin ise linn on... nii, olgu. Eesti riiklik investeerimisettevõte tellib suure raha eest strateegiat. Eesti riiklike investeerimisfondide valitseja SmartCap tellib riigihanke korras investeerimisstrateegiat, et teada saada, kuhu raha panna. Andres, mul on valus. Ühesõnaga, suure raha eest me tellime uuringu selle kohta, et kuhu raha panna. Siis on raha pandud. Siis on raha pandud. Tähendab raha... Tallele. On või vähemalt oli. Seale või tallele, kummale. No. Palun ärge ohake, ma loen teile veel. Rootsi julgeoleku hinnang. Tõsine olukord võib halveneda ja näeme terroriohus uusi suundumisi. Jutt on sellest, et Venemaa on väga ohtlik. Minu teada on seal Rootsis siiamaani Malmöös ja igal pool igasuguseid asju õhku lastud ja igasuguseid asju põletanud ja omavahel mingid terroriakte korraldanud mingid muud inimesed. Ja nagu lugeda võis, et 1 miljon kirjaoskamatut või seal kandis. No võt. Meediakriitika ütleb niimoodi. Uskumatu. Professor pidi nime järgi olema. Kriisiaja moto on selline. Kriisiaja moto. Rahu, ainult rahu või kõige taga on hirm. Propeller on rahu, ainult rahu taga. Jah. Ei, kõige taga on hirm.
tal ka siis või kirjutab või? Nii, aga olgu, Tauri Kivipuur kirjutab meile niimoodi. Tallinn vajab võimekaid juhte, Mõisaküla näiteks ei vaja, Kiviõli ei vaja, Tartugi ei vaja, Narvast rääkimata, aga vaata Tallinn vajab. Tallinn kui selline ei vaja mitte midagi. Tallinna elanikud, ma kujutan ette, oleksid väga rõõmsad, kui Tallinna eesotsas, Tallinna linnavalitsuses oleksid võimekad juhid. Isand lase perel elada. Ja Tauri Kivipuur on muide TalTechi, see on siis Tallinna endise Tehnikaülikooli avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni eriala magistrant. Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni. Avaliku sektori. No jumalaid koolitatakse. No ühesõnaga kuidagi niimoodi. Mul on neid veel, aga ma saan aru, et inimesed hakkavad juba arvama, et ma mõtlen neid välja ja võib-olla paneme siin nendele pealkirjadele, nendele asjadele väikse pausi ja võib-olla ootame, mida pakub meie igapäevane elu, meile juba alanud esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja nii edasi, sellepärast, et sündmused arenevad meeletu kiirusega. Inimesed istuvad koos ja lubasid kõik ruttu läbi mõelda, kuidas Eestit paremaks teha, kuidas protsessid hakkavad kulgema, näod inimestel muutuvad rõõmsamaks, mitte ainult tänu sellele, et kevade tuleb ja taas unustatud taevakeha nimega Päike on meid tihemini külastama hakanud, vaid tänu sellele, et meid juhib selline dünaamiline duo, mis koosneb 2 parteist, mille ühe toetus on kuskil 2% või natuke üle 2%, nii et 2 peale kokku ei ole 20%, aga nii nad juhivad. See tähendab, et vaata, üks maamees Võrust ütles kunagi, et nukrast tagumikust lõbusat kõhutuult ikka ei tule. Ja vaata see tegevus jätab praegu samasuguse mulje. Vabandust selle võrdluse eest, aga lihtsalt tuli meelde. No vähemalt see sai ausalt välja öeldud. Vaat, Andres, ma saatsin sulle möödunud esmaspäeval vist juba ühe kirjakese, kus minu tähelepanu läks sõna enda kasutamisele. Vaata, enda ja oma. Kas need, mis sul jalas on sinu omad või sinu enda? Ja kuidas on võimalik väikese rõhuga panna paika kogu tunnetuslik lause sisu? Sina oled seda väärt, mida väärt? Aga sina oled seda väärt. See on ju risti vastupidine tunnetus. Kuidas... Selle asja nimi on neurolingvistiline programmeerimine. Sellest ei ole eriti palju kuulda siin olnud. See on distsipliin, millest eriti palju ei räägitagi. Ja Eestis minu teada neid inimesi, kes sellest midagi teavad, kuigi palju ei ole. No kes aimavadki, et siuke asi on olemas, välja arvatud erikoolituse saanud mõningad isendid. Need inimesed, selle meediatarbijad reeglina neelavad selle alla, ei pane isegi tähele, kuidas nendega tegelikult manipuleeritakse ja kuidas nende teadvust muudetakse. Nii et see on päris huvitav. Aga sõna oma enam ei kasutata. Sa kiidad enda isamaad, mitte oma isamaad. Ja vaata, mul on veel üks patt hinge peal. Veel üks. Veel üks. Neid on veel. Ma olen tegelikult paha inimene, aga ma ei näita seda alati välja. Seega ma olen tegelikult hea inimene, sest mul on palju halbu omadusi, mida ma ei näita välja. See on võib-olla liiga keeruline. Aga ma vaatan, nii öelda lehitsen üle Hollywoodi filme. No neid saab näha siin, seal 3., 4. kohas, võtta arvuti ette, mul on läpakas ja siis tuleb neid küll. Ja see neurolingvistiline värk, see käib ju sealt väga läbi. Enne, kui tuleb riikides, ühiskondades pauk,
on see juba filmidest läbi käinud. Ja muidugi. Seal juba on näidatud, kes on paha, kes on terrorist, kes on, ma ei tea, mis asi veel. Seoses sellega näiteks kui palju, kas keegi on kuskil lugenud selle kohta, mida Ameerika Ühendriikides on juba saavutanud selle lühikese aja jooksul Donald Trump, president, koos oma meeskonnaga, ega ta üksinda muidugi ei tee. Seal Ühendriikides on alati olnud see think tank ehk siis mõttekoda. Erinevatel aegadel umbes 35-40 000 inimest kuulub sinna muide. Ja see presidendid vahetuvad ja kõik, aga need inimesed on reeglina püsivad, kellega arvestatakse. Nendel on tohutu suured sotsiaalsed mudelid, kus on kogu aeg see pulbitsemine käib. Äärmiselt huvitav. Ja sellest, mida ta saavutanud on. Tal on sisemajanduse selle lühikese ajaga. Ta on pannud unustatud tööstusharud taas uuesti tööle. Ronald Reagan meenub. Nii ja nii edasi ja nii edasi. Siis ta on algatanud muuseas ka kampaania, näiteks juba töötava kampaania, see juba töötab. Et kui näiteks on mingid kuritegu või vargus, kas või niisugune väiksem on pandud toime mingisuguse immigrandi poolt, on see seaduse rikkumine, otse kohe, head aega, kallis sõber, su vana kodumaa ootab sind. On pidama saadud nende sünteetiliste, ma ei tea, mis nende nimetused on, see ei ütle mulle kuigi palju, kõik võimalike sünteetiliste narkootikumid ja need koostisosad, mida Mehhikost toodi vagunite, autode ja ma ei tea milledega, see on kinni saadud. Ja seal on väga palju asju, mis on pööratud selle lühikese ajaga paremuse poole. Ja muide, rahvas saab sellest aru. Meile räägitakse ainult mingisugust juttu, kuskilt koogitakse vaevatud olemisega LGBT esindaja, kelle soovahetusoperatsioon, selle lõppes rahastus otsa ja nüüd ta ei teagi, nüüd on tal kõik asjad küljes ja mida sealt nüüd ära võtta veel või juurde panna. Nüüd ongi suur segadus, need on muidugi õnnetud. Neid imelikke inimesi ja vaimselt tasakaalutuid, neid on alati olnud ja ega ükski ühiskond ei ole selline, kus neid ei ole olnud. Ja neisse on ka suhtutud erinevatel aegadel erinevalt. Muide, esimesed Euroopa hullumajad, need olid ujuvad. Vanad laevad, mis enam merele ei käinud, need kohandati, need seisid Saksamaal kai ääres, viidi kuskile eemale natukene ja ullikesed pandi siis sinna peale elama. Hieronymus Bosch muide on joonistanud korduvalt pilt, see laeva motiiv. Muide, mõelge nüüd siin paralleel valge laeva peale ja millega siis läks Kalevipoeg maailma servale. No, see oli ka laev. Ja Hieronymus Boschil on niisugused suurepärased joonistused, kus ullikesed läksid ka, lõikasid õitsva õunapuu või vilja kandva õunapuu maha, panid selle purje asemel sinna peale ja läksid omast arust ka, aga nemad läksid oma kadunud mõistust taga otsima. Nii et see motiiv on ka hästi väga tuntud, nii et see laevukeste oma, aga siin on see taust on selles, et need esimesed hullumajad ja ullikeste majad olidki ujuvad. Ja muide, enne seda veel oli ullikeste ära toimetamine kuskile eemal olevatele saartele, see pandi riiklik kohustus suisa laeva kaptenitele, nad pidid võtma ja need seal ullikesed kuskil maha panema. Aga lõpuks nad ei viitsinud seda enam teha ja siis pandigi kuskile lähemale ja siis nad hakkasid sigima ja tootsid omasuguseid juurde. Aga õnneks nende hulk ei ületanud kunagi kriitilist massi, ehkki kui vaatad siin igapäevaselt ümber, siis võib tekkida küll mingisuguseid selle suunalisi mõtteid. Aga õnneks need on ainult mõtted. No makroskoobiski on kenakene artikkel. Makroskoopi soovitan kõigile, see on väga... Oi, see on väga vägev, ainult et küsimus on selles. Sa soovitad. Ja muidugi. Aga kui paljud julgevad? Ma olen aastaid jälginud seda, et kui mõni saade, mis läheb ka interneti üles, on teravam, täpsem, konkreetsem, siis neid pöial püsti laike, neid tuleb kaunis vähe.
kui me vaatame praegu vabamõtleja poole, siis seal on asju, mida üldse ei nähta. No muidugi, kui sa vaatad statistikat sealt tagantpoolt, siis näed, et on ikka näpitud küll, aga reageeritud ei ole. Vabamõtlejas praegu pildikene üleval, kus tegelane vaatab kardina vahelt välja ja ütleb telefoni umbes, et ma pean teile teatama, et kõik inimesed ei ole veel hirmu täis. Meil on... Mõnel veel püksid kuivad. Meil on jah see, et hirm midagi kaotada olukorras, kus tegelikult kõik on kadunud. Sattusin ma ühe klipi peale. See ongi muide see praeguse aja paradoks. Ega ei olegi midagi, aga hirm on ikkagi kaotada seda mitte midagit. Just sellest ma tahtsingi rääkida, sattusin ühe klipi peale, inglisekeelne, nii et košerkeelne. Ja seal oli eluaeg puuris olnud karu lastud metsa. Ja mis oli juhtunud? Karu oli tallanud sisse selle sama puuri suuruse sügava raja, sest üle piiri minna ta enam ei osanud, kuigi trelle ei olnud. Mets oli, ma ei tea, jänkud ja teised karud jooksid ja möirgasid. Ei, tema oskas ainult nii. No, kas me võime seda... lugeda ideaalse ühiskonna esindaja käitumiseks? Jah, see on välja koolitatud. Esialgu on hirm. Kui ühiskond baseerub hirmul, et kui ma nüüd seda teen, astun sellest teisest või kolmandast reeglist, määrusest, seadusest üle, siis minuga juhtub see ja see, tehakse minuga seda ja seda. Aga kui see muutub alateadlikuks, enam hirmu ei ole, aga ei tee ikkagi midagi, ei mõtlegi midagi muud, ainult kuidas ette nähtud, millal ette nähtud ja mida ette nähtud. Isegi seda ei mõtle, tegelikult see karu, kes tallas oma väikest rada, oli hinges sügavalt rõõmus, et ta teeb seda ise vabas, avaras metsas. Muidugi, nii ongi. Nii on, kallis sõber, nii on. Nii on, jah. Aga see põhjendab ära ka, miks meil on vaja toetada kangesti selle tehisintellekti tegevust, et see mõtleks ja tegutseks ja sellest... Selline kogemus selle tehisintellektiga paraku viitab sellele, et kõik need jutud, mida on õnnestunud ChatGPT-ga näiteks ajada, need on arukamad kui meil ükskõik mis kantslitest kostuv. Nii et võib-olla oleks tõesti mõte, et... Hüva, aga kui neid jutte vabadusest, õnnest, rõõmust kuuleb see sama karu, siis ta ei saa ju millestki aru, räägib ju lollakas, eks ole? Sest kui mina juba aru ei saa, siis see jutt peab olema loll. No muidugi. Ja veel üks detail. Kui ma vaatan meie riigis või ühiskonnas või üldse siin vabariigis või osariigis või kuidas need terminid Liiduvabariigis. Liiduvabariigis, jah, vabandust. Kaja Kallas ütles niimoodi. Kaja Kallas. Siis, kui ma vaatan toimuvat, siis kui heita pilk automaksule, sellele maksule, hindadele, värkidele, ega ma ei imesta, kui inimesed hakkavad vabatahtlikult loobuma autost ja üldse sellest, mis oli oma, ja hakkavad endale laenama. No mina laenan sinult näiteks head piruka lõhna või midagi taolist, sest ega täit pirukat ei seda, ja tekibki niisugune second hand ja second
second ass ringlus. No aga võt, nii on. Tuli laulukene ka välja, selle võib audioversioonile otsa panna. Ilus inimene laulis, kuidas see Martin Laine värk, kus sina olid paha ja mina olin paha ja paljud teised olid pahad ja huvitav, et keegi kaitsepolitseist või kuskil, siseminister, ma sain juba aru, et ta ei teagi. Kui ikka nii suur riigivastane sisuliselt, ta ju sellise avastas, organisatsioon on paljastatud. No comment või mida? Ei tea, veel kord, suuri laevu saadab ikka kajakate kisa, nii et see on paratamatu. Prost, natšalnik, ja meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.